Kristuse nimel. Ma tervitan kõiki teid ja soovin Jumala poolt õnnistatud uut aastat. Jah, mina tahtsin jõululaupäeval räägida Jumala õnnistus, mis tema on teinud minule sel aastal. See on tänu Jumalale, et tema andis meil väga ilusa sügise, kuna oli pikk, niisugune soe sügis. Ja kuna mina tegelen selle nagu ajamaga, Jumala jõu õnnistusega, Jumal annab mulle jõudu, siis mina sain omad asjad ära teha. Ja tänu Jumalale, et tema on mind hoidnud ja andnud mulle jõudu. Ja ma tänan Jumalat selle eest, et tema Ailile, kes praegu hooldekodus on, et Jumal annab teile tervis, niisugune nagu temal on, aga tänu Jumalale, et tema annab temale rahulikult olla, ilma kehalist valuta. Ja temal on, see laul on, võta aega, ole püha. Ja siis sellepärast Jumal mul on rääginud mitu korda selles laulus, et mina tunnistaksin siin kogudusel seda laulu. Anna mulle Jumal andeks, kui mina ei saanud seda nagu korraga tulla ja räägida teil selles laulus, mis siin on kirjutatud. Aga nüüd Jumal jälle tulistas mulle meelde, et mine ja räägi seda, mis sulle on öeldud. Ja sellepärast ma täna tahan Jumala abiga proovida seda laulu tõlgida nii, nagu selles on kirjutatud ja nii, nagu Jumal juhib minu suu, minu keel. Ma ei taha seda omast poolt seda räägida, aga annab Jumal tema armu mulle räägida seda, mis mina loen selles laulus ja mis seda tähendab. Selle praegu algas just uus aasta ja see väga sobib meie eluks. Võta aega, ole püha, rohkem paluda. Pange tähele, võta aega ja rohkem paluda. Mille jaoks see on? Mõtleme selle laulu see nädal. Kas meil on midagi vaja selleks, et paluda? Laps ärkab ja juba nutab. Aga mis pärast ta nutab? Temal midagi häda on. Kas meil ei ole siis häda? Kui me elame selles kurjas ilmas, meil ümberringi kõik hädad ja meie keha ei ole iseendas võimeline vahepeal vastus ajada, mis Saadan pakub meile. Ja sellepärast siin kirjutatud, ole püha ja rohkem paluda. Ärge siis unusta, igaühel meil on millestki paluda, aga vahepeal me tegeleme oma asjadega ja meil läheb meelest äragi, et meie isa tahab, et me tuleksime tema ette ja paluksime tema käest õnnistusi. Järgmine salm loeb siin pääste armu sisse jääda, sõna uurida. Vaadake, missugune sõna jälle laulus on. Jääda pääste armu. Aga kuidas me saame jääda pääste armu, kui me ei loe sõna?
kui me ei õppis ennast. Sellest ongi see laul. Järgmine on kirjutatud, armasta kõiki ja nõtru aidata. Kuidas me jõuame armastada kõiki? Kui meil võib-olla keegi ütles meile halvasti, siis me ei saa nagu selles olla tänulik, et armastada teid, nõtru aidata. Kui me jõuame seda teha, siis me peame seda tegema, mitte möödameedis. Keegi kukkus sinu ees, ühed lähevad mööda, aga mõni peatub ja tõstab selle inimese üles. Mul Tallinnas kukkus maha ja enam midagi ei saanud teha. Teised läksid mööda, aga mõni tuleb ja aitab. Aga tänu Jumalale. Jumal ei lasknud tal seal olla nii kaua. Kiirabi tuli mööda ja viis teda haigla. Ja tema praegu on ka hooldekodus, et tema ei jõua enam endas hoolitseda. Aga tänu Jumalale. Temal on ka mõistus. Ja ei ole samuti valu. Tema on rahul sellega. Ja mina olen ka sellega väga nõus. Tema ei pea endast enam hoolitsema, oma kehalise toidu ees hoolitsema. Ja tema kõik kodus koristus. Aga tema on Jumalale. Nüüd tema eest hoolitseda. Tema toidetakse. Ja see on Jumala arm. Et Jumal teab, mis igaühele meist vaja. Me ei tea, mis meelega juhtub. Täna või homme või kunagi. Aga kui juhtub, see ära hõiska kuradi. Nagu mõned tänava peal midagi juhtub, tema kutsub seda vainlast, meie hinge vainlast. Aga me hõikime alati, Jumal, tänu sulle, et sina ei andnud meil midagi hullemat juhtuda. Siis ära unustame seda tänada. Ja see nõudab hästi riigi ennast kaotada. Selles ongi see. Selles, mis mina räägisin praegu. Et me ei pea ennast kaotama, kui meiega midagi juhtub. Ja siin on võtad jälle, võta aega, ole püha, otsi alandus. Kuidas me siis saame alandus olla? Kui midagi jälle naaber sulle ütleb halvasti. Või midagi on, me peame alandama Jumalale. Võtma oma iseloomu allapoole. Ja mitte joosta omas meeles, leida sennatus. Selles ongi, kui keegi halvasti jõuab, vihastame ära ja siis jookseme ära ja kaotame endas oma hoiakus, et sina oled kristlane. Sina ei või sellele vahendada. Sina pead alandama, mitte oomesse joosta, leida sennatus. Siin on see kirjutatud nii täpselt, nagu me peame käituma. Rõõmus, valus, käia päässi jalgedes. Kuidas me saame rõõmus käia, kui me ei ole Jumalaga ühenduses, kui me ei palu teda, kui me ei täna tema. Me ei saa siis rõõmus olla. Ja kui juhtub meil midagi häda, siis peab jälle olema tänulikud, et päästja jälgedes käia. Igal päeval oma tema tahtmise. Aga mis tema tahtmine on? Siin me lugesime, armastada kõiki, teisi aidata. Ja loeme siis edasi ka, võta aega, ole püha, enam vaikida. Kuidas mina saan vaikida, kus mind solvatakse? Aga mis Jumal tahab? Jälle see esimene sõna, armasta oma vainlasi. Mitte seda, kes sind armastab, aga armasta vainlasi.
raske välja olla, meie kehaliselt mõttes. Me ei suuda seda teha. Aga Jumal on armastus. Jumal annab seda armastus meie sisse. Aga selles olgi, et me peame lugema sõna, õppima. Et siin on kirjutudki niiviisi, võta aega, ole püha, enam vaikida, ennast tervel üle anda, isa juhtida. Sellest ma räägisingi, et me peame kõik ennast andma Jumala kättesse ja usaldama teda. Ja viimane siin laulud on väga tähtis. Minu meelest see sõna. Püha vaimu väesse järjest tungida. Päästja armus sisse jääda hingama. Kuidas me seda saame teha? Aga loeme seda Jumala sõnas. Ma proovin seda lugeda. Johannese 4 ja siin ma vaatan kohe. Aha, siin. Eikä Jeesus täällä. Nii, 23 ja 24. Te kummardate, mida te ei tea. Me kummardame, mida me teame. Siis pääste tuleb juudidel. Aga loeme siis seda 23 ja 4. Aga kui tuleb tund ja juba nüüd, et tõelised kummardajad kummardavad veel isa vaimus ja tees, siis isa otsib neid, kes teda nõnda kummardavad. Kuidas me siis peame paluma vaimus? Aga kas meil on seda vaimu? Jumal andis meile seda vaimu. Aga kas me taotleme seda, et Jumal oma vaimuga juhiks meie elu, meie käitumist, meie mõtlemist? Seepärast loeme edasi 24. 20, kus ma juba kaotasin. Nii. Nii. Jumal on vaim ja kes seda kummardavad, nad peavad seda kummardama vaimus ja väest. Ja mis siis meie peame tegema? Sõnas on kirjutatud, et me peame palvetama ja paluma Jumala püha vaimu. Jumal, Jeesus Kristus ja püha vaim, üks kõiges. Ja sellepärast Jumala ees, Jeesuse Kristuse ees, tema pojas, peame paluma, et Jeesus Kristus annaks meil seda vaimu, et me saame seista kurja vaimule vastu ja olla tänulikud Jumala selle eest, mis täna annab igaühele meist. Ja ma tänan Jumalat, et tema on tänagi andnud meil seda päeva, kuna me võime teda kummardada. Ja palume siis teda, tema vaimu, et tema annaks meil tunda, tema ligiolu, et me võiksime
tõesti tunda tema liivi ja olla tänulikud, et tema armastab meid, et ta ei taha hukuks. Tema tuli selle jaoks, et päästa meid. Olgu siis õnnistatud meie uut aastat ja proovime Jumala abiga olla pühad. See on väga, minu meeles see laul sobib tänasel päeval, selle uue aasta alguses, et me saaksime olla pühad, et Jumal hoiaks meid. Olgu õnnistatud kõik. Aamen.